Toitumise põhimõtted on siis tegelikult sellised, et kui idamaades võetakse toitu kui ravimit, siis ma arvan, et inimestena me väga ei erine nendest, kes siis elavadki nii lõunapoolkeral kui Aasias kui läänemaailmas. Ja siinkohal ma ütlekski seda, et toitumise nagu osatähtsus ongi tegelikult kõige suurem. Sest et öeldakse seda, et meie aju on, ütleme siis, üks on mõtlev ja teine on siis tunnetav. Ja see tunnetav aju on meil tegelikult siis ainevahetus. Ja kui me toitume väga erineval kujul, siis meie tervis teebki täpselt seda, mida siis nagu meie tervis nagu väljendab. Ja siinkohal tahangi siis võtta teemaks just selle, et toitumine ongi meie siis ravimeetod number 1. Et mõned tarbivad tablette, mõned tarbivad toitu, mõned ei tarbi üldse midagi, mis tähendab seda, et on võimalik ka elada täiesti ilma söömiseta. Ja minu enda kogemus on see, et kui toitumist piirata päris korralikult ja hakata kasutama väga konkreetseid reegleid, mismoodi võiks siis tervislikumalt elada, mitte tervislikumalt toituda, vaid just nimelt tervislikumalt elada, siis olen avastanud päris palju huvitavaid asju. Ja ma arvan, et sellest võib-olla tulekski hakata nagu praeguses maailmas rääkima võib-olla natuke suuremal kujul, ehk siis, et kui on väga palju selliseid äärmuslikke toitumiskavasid, teame seda, et on sellised, kes on siis puhtalt taimetoidu peal, kes on toortoidu peal, kes on lihatoitujad, kes söövad kõike koos ja siis on ka sellised, kes tarbivad ainult vedelikke, siis on ka sellised, kes nagu üldse midagi ei söö. Ja see on muidugi üks väga suur äärmus, et sellele ma siin ei keskenduks. Aga põhimõte on nagu selles, et kui nendest kõikidest saada selline, ütleme siis korralik sisu, ehk siis, et me võime tegelikult süüa väga erinevaid asju, aga see, kuidas me sobitame need erinevad toidud ja see, kui palju me sööme, mis aegadel me sööme, mis aegadel me mida sööme, siis siinkohal on just nii-öelda paslik rääkida just sellest, et me saame endale täiesti sellise, kuidas ma ütlen siis, nagu väga hea kava koostada, mis tegelikult ei koorma organismi. Ja see on nagu see kõige tähtsam asi kogu selle toitumise teema juures. Ja siinkohal, et kui sind see jutt praegu kõnetab, siis minu eesmärk on jagada seda informatsiooni. Ja ma teen erinevaid loenguid, teen erinevaid vestlusõhtuid erinevates Eesti linnades. Ja selle mõte tegelikult ongi nagu selles, et kui te olete nagu valmis kuulama ära selle, mis on see optimaalne ja kasulik meie enda jaoks, siis te võite täiesti nii-öelda võtta omale aja ja tulla kuulama seda, milles siis nagu kogu selle asja nagu olemus nagu seisneb. Nii palju võin öelda, et mingeid radikaalseid muutusi tegelikult ei toimu, aga samas on nii-öelda kerge muutus maailmavaates on ikkagi nagu olemas. Ja te võite oma, ütleme siis, sellises elus vajalikus muutuses avastada päris palju uusi asju. Ja sellest siis, mismoodi on võimalik enda toitumist reguleerida niimoodi, et te tõesti nagu saate sellise terve olemise, siis tulge ja kuulake. Ja neid selliseid loenguid ja vestlusõhtuid ma teen siis Tallinnas, Haapsalus, Tartus, Pärnus, Rakveres,
praegu küll Rakveres ei ole sellist kohta, kus võiks nagu suuremat hulka rahvast kokku kutsuda. Aga ma arvan, et see on nagu aja küsimus ja siis ka Viljandis. Nii et kui teil on huvi, siis kuulake järgmiseid klippe, kus ma räägin siis natuke juba rohkem sellest, kuidas see õige toitumine oma põhireeglistikus olema peaks ja saate sellest siis juba teatava sellise ütleme alustamiseks stardiplatvormi. Ehk siis kui me teame, kuidas organism ainevahetust reguleerib ise, siis tegelikult oleme me juba sammu edasi astunud. Nii et kui sa oled huviline, siis anna märku ja kirjuta mulle ja võite ka kutsuda täiesti mind sellistele kinnistele üritustele, kus ma siis seda toitumise teemat jagan aina rohkem ja rohkem. Nii et võta minuga ühendust või jälgi mind siis YouTube'i ja Facebooki kanalitel.